Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Täna ma tulen teile laivi hoopiski Tallinnast, kuna täna on selline vägev veebiüritus nagu 12 tundi kinnisvaraga, mida kinnisvaraseminarid korraldas. Ja kohe hommikul esimeses paneelis olin mina esineja rollis. Nii et täna veidi teisest kohast, veidi teisel viisil. Ja täna on meil saates külaliseks mitmekülgne ja väekas naine Ülle Puu. Tere, Ülle! Tere ja rõõm siin saates olla. Nii tore, et sa tulid meile siia laivi, et enda tegevustest rohkem rääkida. Ma uurin alustuseks sinu käest, et kui kaua sa oled nüüd ettevõtja olnud ja mis sind üldse ettevõtluseni viis? Mind viis ettevõtluseni soov saada vabamaks oma tegevustes, et kuidas ma planeerin oma tegevusi, millal ma teen, millal ma töötan, millal ma ei tööta ja võib-olla soov ka alluvusest vabaks saada. Et see on, kuidas keegi ülesandeid täidab, et mina tahtsin iseendale neid delegeerida. Ja ettevõtlusega praeguseks ma tegelen 10 aastat ja mõtted juba olid juba varasemalt ja alustasingi põhitöö kõrvalt, vähendasin põhitöö koormust ja lõpuks lahkusin hoopiski ja hakkasingi ainult ettevõtjaks. Ja põhitegevusvaldkonnaks saigi tarokaardide tõlgendamine. Et ma just tahtsin öelda ka, et sinu see ettevõtlusteekond on selline hästi mitmekülgne ja erinevaid alasid hõlmav, mis nii-öelda koos moodustab nagu terviku. Aga kuidas sa üldse jõudsid sellise valdkonnani nagu tarokaartide tõlgendamine? Esimene kaardipakk oli minul siis, kui ma olin 14-15 ja see jõudis juhuslikult, aga öeldakse, et juhuslikke asju ju ei ole olemas. Järelikult oli suund juba seal. Ja vaimsele teele asusin 25-aastaselt ja selliseks tõukeks oli leseks jäämine. Ja vaimsel teel olles järjest rohkem tulid märgid, mis juhatasid tarokaartide juurde. Ja kui ma need kätte võtsin, siis mulle tundus, et need sümbolid ja need kaardid hakkasid minuga nagu väga lihtsasti rääkima või ma sain väga lihtsasti aru, mida nad tahavad öelda. Ja alustuseks saigi, et praktiseerid iseenda peal, praktiseerid ümbritsevate inimeste peal ja nii ta vaikselt läks ja tegelikult tarokaartidele tõlgendajana ma tegelikult reklaami ei teinudki, et see oligi ainult suust suhu reklaam. Täna võib vist öelda, et see ongi sinu peamine sissetulekuallikas ka või see ettevõtte põhitegevusala, millega sa tegeled? Jaa, see on minu põhitegevusala. Aga kes nüüd ei tea, mis see tarokaartide tõlgendamine on, siis mis see endast täpsemalt kujutab? Tarokaardid on sellised maagilised kaardid, mis loodi väga palju aastaid tagasi alguses nagu mängukaardideks ja hiljem nendest said sellised oraaklid. Et teadja inimesed siis ladusid nendega tulevikku. Et kui soovida leida oma küsimustele vastuseid teisi kanaleid pidi, probleemidele lahendusi või ka mingeid suundasid, siis tarokaardid abistavad selle leidmisel. Et teisipidi võiks öelda, et need on lihtsalt ühed paberitükid, kus on pildid peal ja kuidagi nad ju räägivad. Ja ma laon tarokaarte ja kanaldan sinna juurde. See siis tähendab seda, et mulle tuleb teave mujalt, kas siis tuleb näiteks pildid, mingid sõnad, mingi tundmus, mingi lõhn, mida ma siis püüan inimese keelde tõlgendada või väljendada. Kus see
kõik see pool sinuni jõudnud on, et ma saan aru, et see ei ole selline, et igaüks võiks võtta need tarokaardid kätte ja hakata siis neid laduma või et tekiks need mingid tundmused. Et kuidas sa oled enda selle energeetika tunnetuse saavutanud? Kas sa oled läbinud mingeid praktikaid või kuidas sa ennast avanud oled? Kuna praegusest on tõesti rohkem kui 25 aastat tagasi see alguse saanud, siis tegelikult on niimoodi, et see on toimunud vaikselt, tasapisi, rahulikult, mis ongi inimesele kõige turvalisem viis. Sest kui antakse sulle kõik korraga, siis inimene ei pruugi kehaliselt või psüühiliselt sellele vastu pidada. Ja ma olen tõepoolest läbinud väga palju erinevaid kursusi ja alustasin tegelikult raamatute lugemisest ja esimesed olid Luule Viilma raamatud ja sealt edasi mediteerimise raamatud, kus ma õppisingi mediteerima raamatute abil ja harjutama keskendumist. Et see on ka see, et pane küünal põlema laua peale ja vaata seda küünalt ja lülita oma mõtted välja, lihtsalt vaata seda küünalt. Ja see on vaikselt nagu edasi arenenud. Et sel ajal ma ei teadnud, et ma üldse kanaldan, ma ei teadnud sellist sõnagi, et see taipamine tuli alles hiljem, et see, mis ma teen, seda nimetatakse kanalduseks. Et see on nagu selline huvitav ärkamine ja märkamine aja jooksul toimunud. Ja neid kursuseid olen tõesti erinevaid võtnud ka erineval moel, et iseennast nagu edasi arendada ja oma seda tunnetust teravdada. Väga äge. Aga millist infot üldse võib nendest tarokaartidest välja lugeda, et kes see klient on, kes sinu juurde tuleb, et milliste muredega ta tavaliselt sinu poole pöördub? Kliendid on hästi erinevad. Suurem protsent, ma pean küll ütlema, on naisterahvad. Ja osad inimesed on sellised, kes tegelikult teavad. Neil on see teadmine, sisetunne ja nad tulevad minu juurde selleks, et saada kinnitust. Ja kui mina räägin seda juttu, mis neil endal sisetunnegi ja see kinnitus on juba saadud, aga ta ei ole seda uskunud, siis ta lihtsalt tuligi seda kinnitust saama. Ja siis ta pärast ütleb, et jaa, et ma arvasin sama. Mul oli sama tunne. Ja tullaksegi, mis siis põhilised ongi, on armastussuhted, töövaldkond, ettevõtted, ettevõtlus ja see klientuur on hästi erinev. Et noortest kuni pensionärideni välja ja väga erinevate valdkondade esindajad. Et võib-olla selline suhtumine oli kunagi väga palju aastaid tagasi, et ainult koduperenaised käivad. Et ei ole, et käivad ka ettevõtjad, on ka poliitikuid. Tõesti, see ampluaa on väga lai. Erinevate küsimustega, isiklikud ja tööalased. Aga kas need küsimused, kas need on pigem sellised nii-öelda hetkeolukorra küsimused, kus me saamegi nagu enda jaoks selle jah-ei vastuse või siis selle, mis me alateadlikult teame, või on ta ka selline tulevikku vaatav, et kui ma tahangi, ma ei tea, et kas ma tulevikus olen finantsvaba, kas ma saan sinu käest selle vastuse? Ja, et see on tulevikku vaatav tõepoolest ja saab vaadatagi erinevaid radu, et kui ma teen nii, mis siis saab, kui ma teen hoopis teistmoodi, mis siis saab ja mina ikkagi armastan öelda, et tarokaart näitabki sinu tuleviku esimest võimalikumat versiooni. See tähendab seda, et tegelikult ei ole kellegi elu 100% kivisse raiutud, vaid sõltubki hästi palju inimese valikutest, otsustest, suhtumisest iseendasse, minapildist, suhtumisest ümbritsevasse, kuhu sa oma energiat rohkem panustad, kuidas sa
räägid iseendast ja ümbritsevast, see suhtumine, et see kõik loob seda tulevikku. Ja kui sa muudad oma suhtumist, mõtlemist ja tegutsemist, siis on võimalik ka seda saatust muuta. Kõik sünnivad oma isikuomadustega, oma annetega, aga mis nad nende isikuomaduste ja annete baasil pihta hakkavad või kuidas nad tegutsevad tulevikus, siis see on nende enda vaba valik. Ja minu tarokaart või minu tõlgendus siis annab sellise juhatuse ja otsus ja vastutus jääb inimesele endale, et ta vaatabki, et mis ta sellega teabega pihta hakkab, kuidas ta käitub, kuidas ta tegutseb. Mõndasid asju on hea ette teada, et siis ka vaimselt või füüsiliselt ennast ette valmistada. Ja nii on, jah. Ja Maarja küsib ka, et kas tarokaarte saab lugeda igal ajal või peab sellest ennast kuidagi ette ka valmistama? Mina valmistan ette. Kindlasti erinevatel tarokaardi tõlgendajatel on oma lähenemine, aga mina valmistan ette. Mina tavaliselt ka küsin inimese nime, kes eesnime küsin. Eesnime, kes tuleb ja enne tema tulekut mina häälestan iseennast temale sellisel meditatiivsel moel. Aga kas klient saab ise kuidagi midagi ära teha, et see tõlgendamine läheks kuidagi edukamalt või klient tuleb lihtsalt kohale ja oma küsimused peas? Tänapäeval on väga palju selliseid ettevalmistusega kliente ja väga väike protsent neid, kes lihtsalt tulevad ja räägi mulle midagi. et pigem on ikkagi ette valmistatud ja et mida nad soovivad teada ja valdkonnad ja sellised suunad on ikkagi ette valmistatud, jah. Aga ma küsin skeptikute kohta ka, et nagu sa isegi ütlesid, et see, mis sa nagu ütled, see on üks, aga lõppkokkuvõttes meie käitumisest, suhtumisest ja kõigest sellest nagu sõltub, mis siis see lõpptulemus on. Et me saame oma mõttega väga palju mõjutada. Ja kui palju sa oled seda skeptilist suhtumist enda suunas siis saanud teiste poolt või pigem on nagu selline toetav suhtumine? Ja skeptikuid on ka, aga juba iidsed targad on öelnud, et kahelge kõiges, mida ma räägin või minu sõnades on ju. Et selline skeptitsism ei ole üldse mitte halb, et võibki olla skeptiline. Ja peale seanssi siis võib-olla ei ole enam nii skeptiline. Et mina ei ole sul on selleks... muidu päris skeptikuid ka koha peal käinud? Või pigem nemad ei tule? On küll olnud selliseid inimesi, kes on tulnud ja ütleb, et on öelnud, et ma olen skeptiline. Aga ma arvan, et see, kes on täiesti selle vastane, siis ta ei hakka oma ressursse kulutama selle jaoks, et tulla siia minu juurde. Ja, selles mõttes on igati õige. Ma küsin sinu teine tegevusala, millega sa tegeled. Sul on oma kunstistuudio, et sa lood ise kunsti, aga väemaalia teed sa siis lisaks, mis need endast kujutavad? Need kasvasid välja minu vaimsest teekonnast. Ma tegelikult nägin unenägu. Ma otsisingi, et mida ma saaksin veel juurde võtta tarokaartidele, et kuidas ma saaksin inimesi aidata veel nagu pikemaajaliselt, kui et ta läheb siit uksest välja ja et mida ma saaksin talle nagu kaasa anda või kuidas ma saaksin teda pikemaajaliselt aidata. Ja unenägu tuli, kus ta näitaski mulle galeriid ja sellest sündiski siis minu galeriistuudio ja maalimine, kus ma siis hakkasin ennast koolitama erineval moel maalimiseks ja väemaalid
ongi sellised, kus inimene, kes need tellib, siis me koos leiame need punktid, mis vajavad siis sellele maalile toomist. Sest see maal võib olla ka näiteks väemaal, tervendusmaal, vaimse füüsiliselt, hingemaal, isegi karma või suguvõsa sellise muutmise või parandamiseks või ka vaimsete rünnakute või vaimsete rünnakute tõrjumiseks või selliseks kaitseks. Et neid saab luua erineval moel ja erinevat otstarbeks ja ka eluülesande toetamiseks. Aga et eluülesandega on selline lugu, et mina alati ütlen, et iga aasta on oma eluülesanne ja see muutub. Ja seesama ülesanne võib tulla ka ülejärgmine aasta tagasi, kui sa veered põhimõtteliselt oma vanasse ritta või vanasse mustrisse tagasi. Ja siis väemaalid samamoodi nagu väenukud, väekivid, talismanid ei tee sinu eest tööd ära, vaid nad on toetamiseks. Et see on naiivne arvata, et ma panen kivi tasku ja õnn tuleb õuele. Et nii nagu on ka kivid, talismanid, nii on ka see väemaale, et sa pöördud tema poole, sa räägid temaga, temast saab sinu üks elu osa, sinu toetaja, abistaja, sõber, alateadlikult. Ta on nagu selline seljatagune. Ma küsin täitsa võhikuna, et kuidas see vägi sinna maali sisse saab, et kas see on mingi teatud materjalid, mis sa seal kasutad või on see energeetika, mis sinna sisse pannakse, nii-öelda see mõte, et kui ma seda loon, et mis tundeid ma tunnen, mis mõtte ma sinna sisse annan või igaüks mõtestab oma väemaali ise, et kuidas ta ise tahab? Ja see on kahes suunas. Tegelikult on ka niimoodi, et kõik, kes maalivad, kõik, kes midagi loovad, nad panevad oma energia sinna sisse ja ka kokk paneb oma toidusse oma energia. Ja ta võiks öelda, et see on väetoit või on mürgitoit või on pahameeletoit, et sa teed pahameelega seda toitu, on ju. Et iga looja ja iga inimene, kes loob midagi, nagu mina väemaale, siis paneb oma energia sinna sisse. Ja ma olen täiesti märganud, et mina halva tujuga maalida ei saa või mul on mingi mure või on halb tuju. Ma olen proovinud, sellepärast et suured kunstnikud on öelnud, et ikkagi suur äng peab olema, sihuke suur südamevalu peab olema, et siis tuleb see õige laul ja siis tuleb see õige looming ja mul ei tule, kohe nagu üldse ei tule. Ja sellepärast ma ütlen ka, et minul siin galeriis on hea tujumaalid, et kõik on hea tujuga maalitud ja väemaalid samamoodi, et ma keskendun sellele inimesele, minu kõrgem mina võtab ühendust tema kõrgema minaga, siis ma mediteerin, vaatan, et mis sealt kaudu tuleb, siis ma isegi küsin unenägu sellele inimesele, et mis seal maali peal peaks olema, mis sinna peaks tulema ja see valmib järk-järgult. Ja tõesti, et see vägi on siis selline energeetiline. Siis kui inimene selle maali koju viib, ma annan kaasa omapoolse tõlgenduse ja annan kaasa ka audiomeditatsiooni, millega siis võtta selle maaliga ühendust või luua see ühendus ja selles ühenduses olla ja ta hakkab ise seal nägema oma kujundeid, tunnetama erinevaid energiaid, tajuma mingil moel, seepärast see tajumine võib olla erineval moel, et kas on visuaalne, on tunnetuslik, et need meeled hakkavad nagu teravlema koostöös selle maaliga. Ja siis ju omakorda need energiat ühilduvad. Ja siis on see maal, mina ütlen, et tee see maal iseenda omaks, on ju.
ja sellepärast on, et see maal on nagu sõber ja see kindel seljatagune ja jõud. Kas need väemaalid, ma saan aru, et see on täiesti personaalne tegelikult, et igale Ja, inimesele suunatud. täiesti personaalne. Kas väemaale, kas sa teed neid ainult ise või saab seda klient koos sinuga ka teha, et ta näiteks soovibki oma energia ka sinna sisse panna? Väga hea küsimus. Ükski klient ei ole veel seda soovinud. Ei ole? Okei. Ja, et sellist sooviavaldust ei ole olnud. Aga küll ma küsin alati inimese käest, et kas sa tahad midagi spetsiaalselt sinna maali peale. Et mõni on öelnudki, et ma tahaks mingeid kive, vaata ise, mis kivid paned. Või siis ongi, et ma tahaks kindlat kivi või kindlat värvi või mingit kindlat figuuri sinna. Ja minu kodulehel minu kodulehel on väemaalide pildid, mis ma olen loonud, on seal üleval ka. Aga näiteks minusugune, kes ei ole üldse värviarmastaja inimene, ma olen see, nagu mees ütleb kogu aeg, et minu spektris ei ole rohkem värve, kui on mustvalge hall. Kas minusugune tuleb ja ütleb, et ma tahangi, et mul oleks mustvalge hall sellistes värvitoonides või erinevates variatsioonides see väemaal. Kas see on niisugune realistlik asi, mis sa oled valmis tegema või sa pigem ütled kohe ära, et see ei väesta? Et need värvid ei anna seda energiat? Kindlasti annavad, sellepärast, et miks ta muidu on personaalne maal? Sellepärast, et ta haakuks sinu persooniga, sinu hingega, sinu nägemusega. Sinna võib küll tulla mõni värvitäpikene sinna võib-olla peale, aga ta ei tule nii värviline, jah. Siis tulebki nendes värvispektrites, nagu sa soovid. Ja, sest et muidu jah, need erinevate kivikeste asjade kohta ju öeldakse, et värvide järgi saan neid valida, et ikka tunnetuse ja kõige järgi. Aga kui mul ei teki seda head emotsiooni selle punase värviga või selle värvikireva sinisega, et ma ei saa sinna mitte midagi teha. Ja, aga see oledki sina. Ja, see oledki sina. Ja igal ühele on oma. Sest mina olen väga selline värvinautleja ja värvid väga meeldivad. Ja see ongi erinev ja inimesed ongi jumal tänatud erinevad. Ja selles mõttes ma ka ei saa öelda, et mulle värvid ei meeldi, mulle väga meeldivad need, kui need on teiste peal või teiste kodudes, aga enda peal ja enda kodus mulle ei meeldi. Sest ma tunnen, kuidas ma olen nii-öelda rahulikum, mul on see neutraalne keskkond. Aga mul jäi ennem küsimata veel, ma tahtsin nende tarokaartidega seoses veel küsida, et milliseid küsimusi üks ettevõtja sinu käest küsimas võib käia? Ma saan aru, et ettevõtjad käivad samamoodi lugemas, et kas siis tuntakse huvi nii-öelda ettevõtte käekaikude kohta või mida siis täpsemalt uuritakse? Ja, et ettevõtte käekäik, koostöö erinevate partneritega, ja koostöö ka erinevate firmadega, rahavood, millal midagi müüa, osta, kas võtta antud inimesi tööle, et kuidas töö sujuks nende vahel. Ja muidugi raha ja sissetulek. See on see põhiline kindlasti. Rahanumbrit ma küll ei näe, et ma ütlen nüüd, et 575 eurot ja 20 senti aina tuleb sealt. Et sellist vastust ei saa. Ja, aga kas mingit investeeringunõu on ka käidud küsimas? Ma tean, et ühel tuttaval ema, vist oli nii, tegeleb niimoodi, et ta paneb ka kaarte ja ma saan aru, et teevad ka mingid investeeringu ennustusi või midagi taolist siis, et kas selliseid asju on ka küsimas käidud? On küsimas käidud, aga mitte väga palju. Ja. Okei, ja. Ja üks põnev asi on veel, mida aeg-ajalt ma olen vaadanud,
et mida õppida ja kus riigis elada. Jah, eks see on ju kõik tulevikku vaatav ja kui neid küsimärke on palju peas, siis vahest on hea, kui keegi natukene suunab. Aga ma küsin su käest, et milliseid töötubasid sa täna üldse pakud ja kellele need suunatud on? Nagu ma ütlesin, et minu ettevõtlus on kõik suunatud inimeste abistamiseks erineval moel. Ja üks lemmiktöötubasid, mida ma läbi viin, on akrüüli valamise töötuba. Ja ma aitan inimestel läbi selle töötoa kogeda eduelamust. Ja akrüüli valamine on kogunud populaarsust just oma lihtsuse poolest, sest ta ei vaja joonistamise oskust ja pintsliga me tegelikult midagi ei tee, vaid kõik ongi voolav, värvid voolavad maali peal, saab valmistada erineva suurusega abstraktset maali. Ja selle poolest on ka veel väga põnev, et kui tullakse erinevate, on firmad oma ettevõtte ja oma inimestega, on sõbrannad, on sünnipäeva selliseks vahepalaks. Ta loob ikkagi sellist rõõmsat meeleolu ja ühtset tunnet selliseks koos tehes ja koos üksteist toetades, näiteks ka värvide valikul ja tunnustades ja mulle tundub kogu aeg, et selles akrüüli valamises avalduvad inimeste sellised positiivsed küljed nagu eriti sellisel õitsval moel. Väga äge. Ma tahtsingi küsida ka, et kas kollektiividel on samamoodi võimalik tellida sinu käest koolitust. Sa vastasid sellele juba ära, aga kas sa neid koolitusi, kas sa teed oma galeriis või näiteks ongi, et kui ma tahan oma kollektiivile seda näiteks akrüüli valamise koolitust saada, et kas sa käid ka kliendi asukohas koha peal? Et kui ma näiteks Tallinnas tahan, kas sa tuled? Ja ma tuleks Tallinnasse, kui me kokkuleppele saame teatud tingimustes. Ja, et kuna ma ise pesitsen Viljandis ja siis siin Viljandi maakonnas ma olen küll erinevates kohtades käinud akrüüli valamise töötuba tegemas, sest mul siia stuudiosse mahub 9 inimest. Ja kui on inimesi rohkem, siis ma võtan oma töövahendid ja kaitsevahendid kaasa ja sõidan sinna, kus mahub rohkem inimesi. Ja kõik on kokkulepitav, läbiräägitav. Ja. Ma küsin veel sinu ühe valdkonna kohta, milleks on erinevad meditatsioonid. Et meditatsioonid ja Osho aktiivsed meditatsioonid, et nende juhendamised. Kas sa teed neid, annad neid tunde iganädalaselt või kuidas sind üldse leida võib? Ja, et ma olen Osho aktiivsete meditatsioonide juhendaja ja meditatsiooniõpetaja. Ja praeguseks ma teen meditatsioone 2 korda kuus joogakodus. Ja välja on kujunenud oma sellised grupiliikmed. Varasemalt küll ma alustasin ainult Osho aktiivsete meditatsioonidega, aga jah, et praegust on välja kujunenud niimoodi, et vaheldub isi, et on Osho aktiivne meditatsioon ja on meelerännak. Et vahe ongi siis selles, et meelerännakus mina juhendan sõnaliselt seda meditatsiooni ja Osho aktiivses meditatsioonis on erinevad etapid, erinev muusika, erinev tempo, erinev rütm ja kasutatakse kas kehalist liikumist, erilist hingamist või mõningal juhul ka hääletööd.
ja need meditatsioonid, ma saan aru, üldjuhul on grupiviisilised ikkagi, on ju. Üldjuhul on grupiviisilised, jah. Kas keegi on muidu personaalset meditatsiooni ka küsinud? Et kas on seda, et keegi näiteks häbeneb, tunneb, et ei taha teistega koos teha või pigem on kõik avatud grupis kaasa tegema? Ja praeguse seisuga on olnud kõik avatud grupis, aga et osaleda saab ka veebi vahendusel. Ja et inimene on siis ise omas kodus ja muusika mängib minul saalis ja tema teeb oma meditatsiooni omas kodus ja teised teevad siis ühiselt grupis. Et nii on võimalik ka eralduda, aga siiski osa saada sellest energiast. Sest tegelikult öeldakse, et ühise grupi energia on teistsugune, ta on võimsam kui see, kui üksi teha. Ja, no seda ma mõtlen ka, et kas see veebi vahendusel niimoodi kohale jõuab, aga tõenäoliselt mingil määral kindlasti on ju, et parem see kui mitte midagi. Ja, sest olgu see meelerännak või Osho aktiivne meditatsioon, siis tegelikult sa ju teed seda meditatsiooni ise. Et mina ei tee meditatsiooni kellegi eest, vaid mediteerija teebki seda ise. Ja ta on ise selle meditatsiooni sees. Ja. Sa ütlesid ka, et sa oled õpetaja. Kas see tähendab, et sa õpetad siis ka teisi neid meditatsioone juhendama või õpetaja just selles mõttes, et sa viidki läbi neid tunde? Õpetaja selles mõttes, et ma viin läbi neid tunde. Ja koolitust keegi ei ole veel küsinud? Koolitust ei ole küsinud. Küll olen ma teinud tarokaartide koolitusi. Ja olen teinud ka meditatsiooni ja taro päevasid, kus ongi siis hommikul alustame, õhtul lõpetame, et ongi mitu meditatsiooni ja tarokaart ka sinna keskele, et igaüks saab võtta kas ise tarokaardid kodust kaasa või mingid inglikaardid või mis sorti tänapäeval on väga palju erinevaid sorte kaarte. Et ta saab ise võtta omad kaardid kodust kaasa ja kui tal ei ole, siis saan mina talle anda. Nii et ta saab aimu natukene, et kas üldse talle sobivadki kaardid. Et selliseid koolituse päevasid olen ka teinud. Ja, väga lahe. Kas neid tarokaartide õppijaid käib niimoodi palju sinu juures, et kes tahavadki ise õppida tegema? Vahelduva eduga, aga üldiselt huvilisi on ja. Kui palju nendest nüüd saavadki tarokaartidega tõlgendajad teistele inimestele, seda ei teagi. Aga see, mida ma tean, siis pigem nagu kasutatakse seda iseenda otstarbeks või siis ka lähedastele. Ja ma küsin selle konkurentide seisukohast ka, et tihtipeale kardetakse hästi palju konkurente, et sina õpetad teisi ka siis lisaks neid tarokaarte lugema. Kas sinul ei ole tekkinud seda hirmu vahepeal või seda tunnet, et neid tõlgendajaid on juba palju või et sa nii-öelda õpetad endale konkurente juurde? Jaa, seda on isegi mulle mainitud sellises samas võtmes, et väga õige tähelepanek. No see on paljudel ettevõtjatel murekoht tihtipeale, sellepärast ma küsin, et sa oled väga tubli, et sa õpetad. Ja ma ise mõtlesin ühe hetke selle peale, kui esimest korda seda kuulsin ja siis ütlesin selle peale, et aga vaata, kui palju on juuksureid, küünetehnikuid ja kõikide nende inimeste jaoks jagub kliente, et ju siis jagub minu jaoks ka. Väga õige. Ja ega kõik sõltub päeva lõpuks ju turundusest ka, et kes rohkem esile tuleb, kes mitte. Ja tegelikult neid tarokaardide tõlgendajaid või ladujaid või kanaldajaid, neid on päris palju. Eriti viimaste aastate jooksul on neid ilmunud pilti päris palju. Ja inimene ise valib, kelle juurde ta läheb, kelle juurde mitte, sellepärast et mingisugune sümpaatia või kontakt peab tekkima selle tarokaardidega ennustajaga, et see on samamoodi, et olgu ta siis raamatupidaja, psühholoog või ka juuksur, eks ole, et mingisugune kontakt või sümpaatia peab tekkima inimeste vahel.
Mhm. Aga kas kui sina võtad endale neid õppijaid, kas sa siis vaatad samamoodi näiteks ise ka seda sümpaatiat, et kas sul tekib mingi selline ehe ja hea emotsioon selle inimesega, kes tahab õppida või oled sa ka ära öelnud kellelegi, et näiteks sa tunned, et sa ei tahaks teda õpetada, et kas tekibki mingi ebasümpaatia või midagi? Täiesti huvitav on niisugune lugu, et minu juurde ei olegi sattunud selliseid, kelle peale ma oleks ütelnud, et ei, sina küll siia ei pääse. et ei olegi jah. Küll on olnud selliseid olukordasid, kus ma ei ole ennustusele võtnud. Jah. Kas see on siis ka, et sa oled ise nagu tunnetanud mingit energiat ja miks sa ei ole tahtnud võtta või mis põhjusel see on olnud? Sest huvi pärast küsin, sa ei pea muidugi vastama. Ma sisetunde järgi. Ja kuna ma olen harjunud hästi palju oma sisetunnet usaldama ja kuulama, siis et isegi telefoni vastuvõtmine vahest toimub selliselt automaatselt või et ma ei võtagi vastu. Et ärgu need nüüd arvuka, et ma ignoreerin inimesi, et ma ei taha neid vastu võtta, et kui ma teen tööd, siis ongi mul telefon hääletu peal. Nii et kes soovivad mind kätte saada, siis helistage mitmeid kordi või on kindlam on saata sõnum. Et siis ma ikkagi vastan sellele vabal hetkel. Sa rääkisid ennem kanaldamisest ka ja üldse see tunnetamine. Kui palju sa igapäevaselt ise elus oma valikuid selle põhjal teed, mis on sinu sisetunne, et sinul tegelikult, kujutan ette, et see on kordades tugevam kui keskmisel eestlasel, et me kõik ju nii tugevat seda sisetunnet ei tunne mingite asjade suunas ja võib-olla teemegi lihtsalt mingi emotsiooni pealt otsuseid ja hiljem siis nii-öelda kahetseme. Et kuidas sinul see igapäevane tunnetus on, kas või inimestega suhtlemisel, et kas sa tunned, et sa tahad kellegagi suhelda või mitte või mingi otsuste tegemisel täitsa? Igapäevaselt ma hästi palju toetun intuitsioonile ja nagu ma mainisin ka, et see toimub mul automaatselt. Et ma iseenesest ei mõtle väga selle peale või siis ka näiteks küsin oma kehalt, et kehataju peaks ka olema väga hea. Et tegelikult on niimoodi, et kõik inimesed, mida rohkem nad iseennast tunnevad, et ükskõik mille abil, olgu see siis astroloogia, human design, numeroloogia, et mida rohkem inimene iseennast tunneb, seda lihtsam on ka tal tajuda oma intuitsiooni ja sisetunnet. Ja ma vahest ka vaatan, et mis päeval ma kellelegi helistan, mis päeval ma kellegiga ühendust võtan, et isegi sõbrannadega on niimoodi, et kui ikkagi väga mitmeid päevi juba mõte jookseb ühe ja sama inimese juurde, siis järelikult on vaja temaga ühendust võtta. Ja otsuste langetamisel kasutan ka intuitsiooni, aga mina olen ka inimene oma emotsioonidega, oma kärsitusega, oma tulisusega ja vahepeal ka arutlen mingid asjad üle, kuigi ma ei ole selline ülemõtleja väga. Aga see loogika, et loogiliselt võttes, et kui sa arvutad numbrid kokku või loogiliselt võttes, siis loogika vahest sõidab sellele intuitsioonile ikkagi sisse ja ütleb, et ära tee ebaloogilist sellist järeldust või otsust. Ja, meil on väga huvitav vestlus olnud, aga ma küsin lõpetuseks sinu käest. Sina ju tegelikult tegeledki sellises valdkonnas, mis toetab teiste inimeste vaimu ja hinge, siis anna meie kuulajatele soovitusi, kuidas siis seda vaimset tasakaalu rohkem hoida või ennast kiiretel perioodidel siis toetada. Et eriti veel ettevõtjatel, kellel
ma ei tea, võibki olla väga kiireid, väga keerulisi stressirohkeid perioode, et mida me enda jaoks ära teha saame, kuidas me ennast toetada saame? Kas või läbi sinu praktikate? Tänapäeva inimesel on tohutult kiire ja nagu sa ütlesid, ka ettevõtjal on hästi kiired ajad. Aga seesama ettevõtja või ka sellisel keerulisemal ajal võiks leida kas või 1-2 kuni isegi 5 minutit, kus ta vahepeal lihtsalt lülitab ennast kõigest välja, istub maha ja praktiseerib lihtsalt hingamist. Et see on kõhu hingamine, et sa hingad kõhtu, nii et kõht paisub natukene ettepoole ja uuesti hingad välja ja seda rahulikult ja sügavalt. Ja juba see toob tegelikult su enda juurde tagasi. Et mina ütlen, et see toob sind enda keskmesse. Et tegelikult on see, et siis sa võtad kõik need osakesed, mis sa oled jaotanud kõik laiali oma tegevustesse inimeste vahel, et sa nagu tõmbad need enda juurde uuesti tagasi ja sa saad selle hetkega, selle vaimse rahu ja stabiilsuse väga ilusti kätte. Ja seda praktiseerid igapäevaselt, siis su keha harjub ka sellega ära ja ta ise küsib seda. Et siis sa märkadki, et sa hakkad hingama näiteks teistmoodi, sügavamalt. Siis keha ise võtab selle omaks, see on nagu keha mälu. Ja keha ütleb, et nii, nüüd ma tahaks natukene siin aega maha võtta, hingata sisse ja välja mõned korrad ja nagu oma keskmesse tagasi tulla. Et see on hästi lihtne ja mugav ja kiire praktika. Me inimestena oleme ju hästi mugavad ja see uute harjumuste tekitamine on teadagi hästi raske, et hakata siis sellega pihta, et sellest tekitada nii-öelda igapäevane rutiin. Milline oleks see kõige parem aeg, kas hommikul, keset päeva või õhtul, millal võiks selle enda päevakavasse võtta, et kus siis nagu tõesti sellest kiirest rütmist korraks välja tulla ja võtta see aeg ise endale? Tegelikult soovitatakse hommikul natukene varem üles tõusta ja siis see hetk endale võtta. Aga keset päeva, kui on kõige kiirem, tegelikult kui üldse aega ei ole, siis tegelikult oleks kõige parem minna välja 15 minutit jalutada. Aga siis mõistus ütleb, et kuule, kus mul see aeg on? Aga selle aja maha võtmine keset päeva just oleks väga hea moodus. Ja õhtul peale tööd, kui tööpäev on läbi, et sa ei torma kohe koju ja ei hakka seal näiteks süüa tegema või koristama või et isegi enne seda võtta üks väike moment, et kas või autos istuda. Paar minutit, üks hetk. Ja väga head soovitused. Ja tõesti, et seda ei pea ju tegema pikalt, et alustagi kas või mõnest minutist. Just, ja siis, kes ütleb, et tal ei ole aega see 2 minutit, aga samas tal on ju aega nutitelefon võtta selleks 2-3 minutiks on ju, aga kui vahetada see välja, siis ja. Ja, aitäh sulle, Ülle. Ja, väga põnev live tuli meil, nii põnevad teemad hoopis teisest valdkonnast ja minu jaoks ka natukene võõrad kohati, et ma täpselt isegi ei tea, mis need kujutavad, et ma sain nüüd ka väga hea ülevaate ja mul on tõesti hea meel selle üle, et minu silmaring ka laienes nüüd tänu sinule. Ja ma loodan, et kindlasti kuulajad said ka häid mõtteid. Ma saan aru, et Kerli tormab varsti maali ostma Ülle juurde, nii et siis tuleb Kerlile külla minna maali vaatama. Igal juhul väga tore ja aitäh sulle, Ülle. Soovin sulle ja ka kuulajatele ilusat reede jätku ja mõnusat nädalavahetust. Ja kõike kaunist. Ja tšau.